oleme uuel seiklusel. Ehitasime seekord siis Taaviga sellise ikebana, mis siin on. Ehk siis mingi paatsaun. Taavil oli väikene kalapaat ja sellest siis ehitasime. Ja ega mingit testi ei teinud, kas see kuradi agregaat meil vee peal ka seisab. See on meie esimene testkatse, kus me reaalselt kasutame ka seda. Et vaatame, kas ta seisab vee peal, kui me kogu selle raskus sinna peale paneme. Näitan korra. Nii, praegu sätime teda siin valmis. Mootor, saunaahi. Asju on nii palju, et vaevu mahume ise siia paadi peale ära. Nii, ja paat seisab vee peal. Kuradi hästi ikka. Raskust on meil ikka tohutult siin peal, selle paadi peal nii palju tõenäoliselt olla ei tohiks. Mootor toimib. Uud on tagakotiga kaasas. Ahi ees. Ja pärast siis natukene ehitame veel, et kui leiame koha, kus me ankru vette laseme, siis paneme siia ette seina ära ja teeme ukse ka valmis ja siis saab ahjukütte panna, saab süüa teha, kala püüda ja chillida ja õhtul siis sauna teha, et ära katsetada see värk. Ehitus käib. Paneme siin ette katte, korsten läks püsti. Taavil saab klambritega katte sinna külge. Ja paadi peal peab olema ka niimoodi tasakaalu hoidma, et kui üks on ühel pool paati, siis teine peab teise peal olema, et oleks balanss. Nüüd valime Taaviga siin mingi koha välja, kuhu me ennast paika sätime. Et siis viskame mõlemad ankrud vette ja hakkame vaikselt kala püüdma. Hendrik saab kapten olla. Jah, ma olen Taavi see madrus või? Kuidas see on? Skipper. Taavi on haigusleel praegu, selge haige. Pikutab, hoiab kaamerat. Täna siis me ööbime ka siin paadi peal, see on kõige naljakam osa veel. Ja oleme me siis Õisu järve peal, et juttude järgi siin kala peaks olema. Ja kui kala saame, siis meil on pannid asjad kaasas, proovime siis midagi süüa ka teha nendest. Tule alla ära teha, siis saab väikse lõunasöögi teha, kõht hakkab juba eledaks minema. T-beans, tobeans. Väike amps lihtsalt. Väike lõunasöök on tehtud ja nüüd natukene väike lebo siin Taaviga pikutame. Naudime natukene olemist ja ilma siin. Võtame seda olematut päikest. Teeme väikse energiajoogi vahepeal. Ja siis hakkame uut kalastuskohta vaatama, sellepärast et see siin nagu väga ei näkkanud. Mingi kohalik mees seal selja taga vähe eemal tõmbab järjest kalu välja, aga meil siin nagu ei tule. Haugid hüppavad ümberringi. Võib-olla sellepärast, et vahetame natuke kohta ka. Ega me väga palju nagu seda panustanud ka pole, et kala saada. Natukene õng praegu ka seal. Üks õng on vees, aga keegi ei vaata, kas näkkab või ei näkka. Praegu loistame lanti järgi, siis sõidame mootoriga lihtsalt järve peal ja vaatame, kas tuleb midagi. Tänane ilm on täpselt siuke, et kellaajast ei saa midagi aru, et kogu aeg on ühtlaselt hall kõik. Oba, esimene kala käes! Kohva pole meil ainult. Aga natuke väikene. Ta on midagi korralikult söönud. Tal see kuradi suu on katki, vaata. Suu on katki. Sööd ära või? Ei. Läheb tagasi. Jess, käsi valge vähemalt. Taavi, kus sinu kala on? Minu varustus. See on liiga madal. Täpselt piiri peale üldse nagu midagi. Kala otsas. Sa oled särja või? Aga jaa, see on veel parem elus. Roosärg. Jumala roosärg. Millest sa aru saad, et on roosärg või tavaline? Punane. Silmad on punased ja see saba ja see on hästi punane. Full punane, vaata.
Vaatame, kas saab veel midagi. Ühe ussiga saab mitu kala, noh. Auto õngerütm on seal vaata vahel. Aga no nii on päris okei juba. Noh. Tõsta ta sinna otsa peale ka, vaata, kus ta nagu olema peab. Vaata, nüüd on see ripp siin jalus. Nii, aga põhimõtteliselt juba asi meil nagu toimib. Katus on kohe peal niimoodi naksti. Loodetavasti ei kaamera peal ka. Asi kistab kähku. Taga on meil asjad on kileda sees, et ei juhtu nendega midagi. Jahedaks läheb siis teeme tule alla ja asi soe ja katsume uuesti jälle tule alla teha ja teeme mingid Taavi laamendab siin midagi. Et teeme tule alla ja teeme midagi korralikku süüa, liha, kartult, värki. Suurt kala meil praegu ei ole, äkki saame hiljem, siis saab seda ka teha. Kõigepealt teeme kohvi siis. Pane peale. Taavi, kas korsten tossab või? Leeki tuleb välja või? Ma arvan, öösel on meil normaalne turblokas see. Korstnast viskab niimoodi leeki välja. See Taavil oli siis veoauto õhupaak. Sellest siis tegime selle ahju. Lõikasime pealt maha rõlakaga, panime plaadi peale ja siis tegime väiksed ääred, et siis saaks kivid sinna, mis hoiavad kivisid. Jälle samamoodi kõik, mis tal kodus vedeles, et kasutasime ära. Vihmas sajab, meie oleme kuivas. Puhastame küüslaugud ära. Väike kohvi. Üks külg on külm ja teine on palav. Siit sajab pühmu väga. Väga hea kohvi. Aitäh! Raul lõikab põleb vaata. Lisaks puudele võtsime kaasa siis briketti, puidubriketti. Panengi ühe siia alla. Põleb vähe kauem äkki. Umps. Ja, lähme kinni. See on meie matkamise pluss, et alati on vähemalt normaalne söök. Proovime selle ankru kätte saada siit, siis meil mingi rauakolakas on siin nööri otsas, aga see vajub alati mudasse ja seda annab kätte saada. Et vaatame, et meil kahte ka pannid ära lendaks. See on Tõmba pingesse ja siis seda ja siis nii ja nüüd loksutame natuke. Tuli mudasest välja. Opa! Vinname ankru üles ja lähme järgmisse kohta. Vaatasime, tundus, et üks kohalik saab kala seal, et see läks minema ja lähme tema koha peale. Muidu ei saaks aru, et lõigub, aga mütsi järgi vist saab, vaata. No mis sa nüüd sellega edasi teed siis? Oled kaaluta natuke sina vastu. No. Panen sa nüüd sinna palju põhja ilusti. Hendrik ütles, et kõik ülejäänud asjad olid minu majapidamises liiga kerged ja see pidavad olema täpselt parem vigur. Saime kätte, ma juba mõtlesin, et seda ei saagi kätte. Tuleb nöör lahti lõigata. Ja sõidame. Taavi hakkab kerise kivenik panema. Vaikselt. Toimkonna vahetus. Saun kõeb meil.
Ops. Praegu panime tagant ukse lihtsalt kergelt ette. Korralikult ei ole veel sättinud, aga kraadiklaas näitab meil siin juba peaaegu 50 kraadi. Varsti saab leili ka visata. Asi peaaegu toimib. Duširuumiga on natuke segased lood veel, aga saab hakkama, ma arvan. Esimesed leiliproovid käivad. See ahi kütab vägevalt. Alguses mõtlesime, et teeme siit poole ruumi, aga see jaksab selle terve ruumi ära kütta niimoodi, et meil on isegi auke ja värki seal taga, ma vaatan. Et vaatame, proovime mingid leilid kätte saada ja siis on see elamus ka käes. Opa, annab tunda küll. Ossa kurat. Ossa kurat. See on kõvasti parem, mis me tegime seal talvel Ingvariga. Väike saunaõlle. Kahjuks nulline, aga ajab asja ära. Taavi. Korralikult ikka võtab higi lahti juba, et asi toimib väga hästi. Temperatuur on meil kenasti laes. Rohkem kraadiklaas see meil ei näita. Et päris korralik asi toimib. Nii nagu peab. Tehtud. Mõnus. Ma ei näinud siin absoluutselt mitte ühtegi mõnusat asja. Kaavi natukene viriseb, aga ei ole hullu. Tegelikult sai proovitud, katsetatud. See on natukene kehva, et ei saanud sisse minna. Vette sellepärast paat on veidi ebastabiilne, aga vähemalt sai katsetatud ja tehtud jälle. Teinekord teeb revisjoni uuenduse, kui juhtub, et peaks midagi taolist elus kunagi veel tegema. Aga huvitav kogemus selle eest, et saun toimis, higi lõi lahti, vägev nüüd ära kuivatada ja õhtuks sättida. Tõmbame magama ära. Voodi on nüüd siin. Ma ei tea, kui hästi näha on. Lauad on all, need, mis ennem terrassi peal olid. Praegu magamiskotid meil lihtsalt seal peatoeks. Sest nii palav on siin sees, et kivid ja asjad on ikka soojad. Ukse panime kinni, sest nii palju satikaid on väljas, et need ronivad kõik sisse ja peame lambiga kustu panema. Et ühesõnaga, vaatame, kui homme räägime, siis me oleme elus. Kui ei räägi, siis loodetavasti oleme ka elus. Et näeme hommikul. Hea tööd! Nii, hommik. Enam ei kalasta, pakime asjad kokku ja tõmbame jeetsit. Tulime öösel siia paadi vetelaskuskohale vähe lähemal. Siin oli hea madal magada ja hea südamerahuga sai pikutada. Ja nüüd pakime asjad kokku ja sõidame selle paadiga prügimäele ja viskame selle holluse ära. Vot nii, aga see you later.